Kevad on ilus aeg. Linnud laulavad, päike paistab, mõnus on olla. Aga mõnedel meist tekib just kevadeti selline jõuetus ja rammestus. Millest see tuleb ja kuidas sellele vastu saada? Üks põhjuseid kevadväsimusele on kindlasti see, et talve jooksul oleme paljud oma füsioloogilised reservid ära kulutanud. Kevad on nüüd küll käes ja meie ees justkui ilus rohelus, aga samas meie kehades ei ole need varud veel jõudnud taastuda ja sellepärast on talverammestus endiselt peal. Teistpidi on loogiline ka see, et kui oled nii pikalt külma käes olnud ja saad lõpuks sooja, siis ju lihtsalt tuleb uni peale. Kindlasti oleme kõik pidanud ühel või teisel hetkel tegema midagi pingutavat hoolimata sellest, et me ei ole öösel korralikult magada saanud. Sellises olukorras on minu meelest kõige parem trikk see, et lähed kusagile natukene eraldatud kohta ja kas või natukeseks ajaks 15-20 minutiks viskad pikali ja lased silma kinni. Pärast on palju parem olla. Kui sellist võimalust siiski ei ole, siis mõtle selle peale, et võtta sisse midagi ergutavat. Näiteks kofeiinitablett või tass kohvi või hoopis B-vitamiine. Muuseas, kofeiin, mis on pärit kohvioast või kofeiinitabletist, neil ei ole mitte mingit vahet. Kofeiinimolekul on alati kofeiinimolekul. Kui rammestus või unetus on peal juba pikemat aega, siis ära lepi sellega. Pidev väsimus ei ole normaalne. Mõtle kõigepealt sellele, kas saaksid võib-olla teha elustiili muudatusi, teha midagi tervislikumalt. Võib-olla näiteks sööd liiga palju rasvaseid toite või liigud liiga vähe füüsiliselt või tarbid hoopis liiga palju alkoholi. Kui sa oled välja mõelnud, mida tervislikumalt teha, siis võid ühtlasi selle toetamiseks tulla abi küsima apteegist. Näiteks võid soodsama une saamiseks leida abi mõnest magneesiumipreparaadist, mis aitab rahulikumalt olla. Või millestki muust. Küsi nõu oma apteekri käest. Kui sulle meeldib see, kuidas me nendes videodes asju selgitame ja sul on mõni konkreetne teema, mille kohta sa kuulda tahaksid, siis anna sellest kommentaaridest teada ja võib-olla järgmine video tuleb just sellest teemast.